Tere perepäev, 6. juuni, Tartu laululava ja hetkel siin siis esimest korda. Küll olen ma siis Summer Start Festil käinud õhtupoolsetel aegadel filmimas, aga hetkel jah, niimoodi perepäeva kohe alguses vaatamas ma ei ole käinud. Ja nagu näha, siis siin on päris palju loomi ja igasuguseid tegelindskeid. Õhtul muidugi lubas veel ilusamat ilma, veidike ilma päikset on, aga tead, väljas on 20,5 kraadi sooja ja ma arvan, et sükene kosutav jahedus isegi ilma sääskedeta siin Tere perepäeval on päris äge ja hea. No vot sellised tegelased on siin siis ringi udjamas. Lähen viskan pilgu peale siis nüüd, mis toimub siis laadaalal, mida siin siis näha on. Massaaž, Sofia, siin on QR, kes tahab, saab ekraanilt selle QR-i kätte, siin on siis tunnihinnad. Klassikaline massaaž on 45 €, siis on tund aega 50 €. Täna saab siin lühiseantsi 10 €, 15 € ja meil on hästi tore koostööpartner. Siin on toredad sõnumid. Ostes käepaela saad kohe sõnumi kaasa ja saad endale toredat afirmatsiooni sisestada. Käepaelad asuvad siinpool, mul on selline uhke laud ja kes koha peal massaaži ei soovi, siis mul on sooduskupongid. Need on -10 € ja kehtivad terve suve Summer Start Festivali laada raames. Siis telgin. Nii, mis siin veel on? Mingid särgid on sul siin müügis? Ja Heartstatus oskab ise paremini oma sarkidest rääkida. See on nagu, kui inimene ei meeldi, no siis not for you. Nii, ja siis siin on ikkagi, et kui sa oled, kuskil on need taken särgid ka, ma praegu kohe ei leia. Kui sa oled ikkagi võetud, siis on vaja võetud särki võtta, nii. Ja siis on meil sellised käepaelad, et no kui sa ikka tahad selgeks teha, et sa oled täiesti võetud, no siin on ikka puust ja punaseks selgeks tehtud. No võetud, no ei saa enam. No ei, no lihtsalt ei, aga kui sa otsid endale ka, sest sa oled kõikidele võimalustele avatud, siis on ikka, no... Ma olen sellele palju mõelnud, et ööklubid võiks ju neid kasutada. Aga Levelis müüakse. Levelis on täna afterparty, aga need asjad on seal loosis. Ja me jagame Leveli flyer'id ka. Ja need, kes ei suuda otsustada, neil on nagu see staatus. Ja no jah, need võib olla staatused. Ööklubis on kõik single. Ja... Igal juhul on see laadapäev korralikult käima läinud ja mul on siin siis vlogi tulin tegema, et kuidas meeleolu on õhtu suhtes siis? Väga hea. Väga hea või? Aina paremaks läheb iga tunniga. Kutsud rahvast üles siis siia täna tulema ka? Jaa. Selle vlog läheb ennem üles, kui pidu algab, nii et mis sa seal jood, head jooki? See on suvine õuna maius. Ma ei saa seda võtta, kahjuks. Mis siin vikatimees teeb siis? Vaikus. Ei ole vaikus. Siin on niimoodi, et kus poolt alustada. Alates, kuna puuke on palju, alates puukide tõrjest, lõpetades väetiste müügiga. Toimivad ka siis nagu või? See tegelikult toimibki. Kõige tugevam näiteks on see, mida kasutab näiteks PPA, Politsei- ja Piirivalveamet, välijuhid, koerajuhid, näiteks niimoodi kohe. Ja militaristid. Ja, aga seda ei tohi palja nahale enam lasta. Et see on nii palju tugev, et ainult... See on nagu see oranž pudel siis või? Bens, jah. Bens oli ka mingi aga Bensiga on see, et ma uurisin selle Bensi kohta ja Bensil täna ei ole enam seda sama... luba vist ei ole või mingi teema oli. Ta on lahjem, ta on oluliselt lahjem. Et need asjad nagu tegelikult lähevad lahjemaks. Muuseas, selle Bensi kohta ma räägin, et see Bens nagu on nii jõhker asi, et ta söövitab läbi naha ka, nagu päris läbi naha. Kaalulangetajatele ja... Ei, nagu söövitabki ära. Mul autos jäi kogemata plekk peale. Auto on nagu see... Ja oligi olemas või? Auk sees, jah, tekkis. See on plastikust. See on plastik, jah. Kui me täna paneme siia Fiskarsi kõrvale, siis see kvaliteet teral asjal ei ole nagu... Neid ei ole võimalik võrrelda. Et see on nagu 10 korda parem. Tegelikult? Jah.
et kui need Discarsil maksavad 15 € päriselt ja ta ikka ei lõika ja nätsutab ainult. See on nagu tõesti hea. Luua metsanduskool näiteks ostab meilt. Näita veel siis, mis sul siin veel on? Näiteks midagi huvitavad ka. Need on juba ägedad. Ja neid, kes osab visata ka, siis see on selline circa mingisugune 20 €. 20, siuke asi. Pikalt väga näidata ei saa vist. Ja siis on järgmised asjad, vaata, mis on jälle huvitav. Muuseas, kus need toodetakse? Mehhikos või? Jah. Narkoparunid. Need on tagasihoidlikud. Las ma arvan, vaata korra särki. Ehk siis näed, jällegi, et kui keegi seda ma olen küll mõelnud. Kui keegi ikka võlga ära taha maksta, siis siuke asi. Palju see maksab? Ka mingi 20. Tead, ma tulen. Jaa, ma kohe küsin. Naised, kui oskad öelda, palju see maksab? Ausalt või? 20 € näed. Ma tulen sulle sinna poodi mingi päev. Jah. Päriselt ka vaatama. Sellega niimoodi, et ta ei pea olema nagu tera, vaid ta peab lõhkuma. Tummine tükk ju. Ongi ju. Selle hinna eest on rohkem kui küll. Siin mingi mutipeletaja veel. Jaa, üks mutipeletus lasete ära näiteks, mis füüsiliselt võtab nad kinni. Paned kätte, näed, siin samas kohe mingisugune 10 ongi mul see number. No võt. Ehk siis rämpsu sisse ei lähe, vaata siit äärest. Jällegi puutetundlikkus on hea. Puutetundlik või? Ei no jaa, et ongi, et ta ei libise midagi käest ära. Ja see on mõeldud nüüd lihtsalt aiatööd või mis? See on pigem nagu juba ekstreemsport ka ühtesi. Vaata need. Pehmendustega. Need on nüüd hea pehmendused, ehk siis kui sa näiteks laenad kännufreesi ja kännufreesiga püüad mingid kändavate freesida, siis on niimoodi, et siis see juhtraud peksab su lõpuks läbi, aga see on võtab vibratsiooni ära, ne? Jah, ehk 40% vähendab lööki ja vibratsiooni, see kinnas. Ja me müüme need asju edasi, et otse maaletooja alt saame, maaletooja on siis ongi Vortex, ainult Tallinnas on tema pood, et siis... Aga ma tulen ekstra sinna Vikati mehe poodi ja teeme sealt ka siis ühe suurema ülevaate, et ta võiks kuule. Tšau. Vaikselt hakkas vihma sabistama, aga noh, ei midagi erilist. Veidike vihma on ju kosutav. Ja mis muidugi õhtuse peo suhtes, siis on seal see laulukaar. Selle alla saab minna, et ei ole nagu probleemi. Et kui vihma sabistab, siin on siis juba Hoola grill ja oi, mis lõhnad siin on. Tervist tapab, tšau. Said ka vloogi just. Siin käib siis liha grillimine. Sükene korralikud chillikaunad ja asjad ja tere. Vaatan, mis siin veel siis head on. Siin on suhkruvatte. Seal on, ma ei teagi, kas čiburek või kuidas seda kutsutakse. Ajaliselt ei saa enam väga pikalt siin olla, mul on vaja veel ära laadida täna kaamera akusid veel terve poisu, nii et nagu ikka jätad viimasele minutile, siis tuleb veel ennem suurt pidu need akud ära laadida ning siis õhtul juba kella 5 on väravad lahti siin. Siin saab süüa, varjualused. Ma ei tea muidugi, kas õhtuks ka siia midagi jääb või jää. Seda ma ei tea, aga ma veidike uurin siin seda asja, siin see laadaala on päris suur. Aga jah, Vikati mehe puhul üllatas see nende valik, mida nad pakuvad, et lähen otsin selle poe ise ka siis üles, kus ta siis täpsemalt toimub. Siin on siis fotoboks, ma vaatan, pildistamine käib. Kohene print, teete õhtuks ka siia, ei tea? Lähete? Näed, et QR-id ka, kes tahab, pange plaks endale ära ekraani pealt kohe. Nii, lähen kappan edasi. See on mudelautode kollektsioon. Mingisugune päris üks mudel. Oi, kuidas hakkas veidike vihma kallama. Lähen korra lava peale ka.
ütleme niimoodi, et ma ei tea, kas siin lava peal midagi täna toimub või ei toimu, aga ma olen kätte saanud ühe tantsutüdrukutest, kes siis õhtul kutsud rahvast peole. Ei kutsu niimoodi. Kohe pinge alla või? Pinge alla. Ma panen selle vlogi üles juba ajaliselt niimoodi, et see jõuaks veel inimesteni ennem, kes siia tulevad, nii et kui sa veel kahtled, siis lenda kohale. Ma olen hästi üllatunud sellest perepäevast, kui palju on siin tegemisi, toimetamisi ja see väike vihmasabin ei tee ju mitte midagi, sest laululaval on ju kaar ja asjad ja rahvast ei hirmuta ka see vihmasabin. Ja tegelikult ega ma vaatasin norrakate ilmateadet ka, siis ta lubas juba õhtul kella 6 ainult päikest. Nemad andsid. Variant nagu Legole ja väga ilus on auhindade jagamine käib siin. Kõik need auhinnad paneme siia lava juurde, kes vahepeal käib, saab vaadata, mis auhinnad. Ei vingen. Inimesi ei karda, jah? Läheks isegi hobusega sõitma, aga ei ole aega praegu. Kahjuks. Ja vaadake seda naljana. Parkla on paksult autosid täis. Kuigi minul õnnestus veel ära parkida, nii et siin on tegelikult väga palju inimesi. Vihma nüüd vist veidike midagi sabistab, aga oluline, et ta ikkagi õhtuks ära läheks. Objektiiv näiteks vihmapiisaga koos. Nii, sai puhtaks. Ja leidsingi oma auto üles. Lähen siis ruttu kodu poole ja kaamera-lakud laadima ning siis juba õhtul peole tagasi, nii et ole siis kohal õhtul Termikas, Hellad Velled, siis Jazz, Italo Brothers ja siis Slam ja 20 aastat. Nii et tuleb üks meeleolukas õhtu ning olen isegi kohal siis juba orienteeruvalt, ma pakun välja, et 5-6 vahel. Vot, tšau!